Tere, mina olen Karl FutuKlassist. Tänases videos vaatame, kuidas kasutada FutuKlassi õpetajate portaali klassifunktsiooni. Alustamiseks logime sisse. Peale sisselogimist leiame klassifunktsiooni vasakust servast tunni läbiviimise kategooriast. Klõpsame siia peale. Klassifunktsiooni eesmärk on lihtsustada veertundide läbiviimist ning anda õpetajale ülevaade, kui kaugele iga õpilane veerõppemooduli läbimisel on jõudnud. Järgnevalt vaatame üle kõik, mida klassifunktsiooniga teha annab. Uue klassi loomiseks klõpsame üleval paremal olevat lisa uus nuppu. Kuna loodud klasse näevad kõik sisse logitud õpetajad, siis on segaduste vältimiseks mõistlik anda klassile tähendusrikas nimi. Meie näites kasutame nime testklass. Aine kategooriast valime õppemooduli, mille abil me veertundi läbi viia soovime. Tänase näite jaoks valime rippmenüüst õppemooduli vesinik ja hapnik. Selle mooduli abil saame läbi katsetada kõik klassifunktsioonis sisalduva. Klõpsame sinna peale ning vajutame salvesta. Nüüd avaneb meile loodud klassi ülevaade. Siit näeme, mitu õpilast on parajasti õppemoodulit läbimas, kuidas neid parajasti läheb ning kui paljud on lõpetanud. Juhtumisi, kui peaksite siit menüüst välja minema, näiteks eksime kuhugi siia ära, siis saame alati tagasi klõpsates minu klassid peale ja valides enda loodud klassi. Näeme, et nimekirjas on ka mitu teist klassi. Oma klassi lihtsamaks leidmiseks saame klassi reastada nime, aine, oleku ja loomiskuupäeva järgi. Kuna me reastasime klassid loomiskuupäeva järgi, leiame oma äsja loodud klassi kiiresti üles. Klõpsame sellele ja olemegi tagasi oma klassi ülevaate juures. Järgnevalt lähme virtuaalreaalsusesse ja vaatame, mismoodi kõik see õpilase jaoks välja näeb. Tere tulemast tagasi! Oleme vahepeal jõudnud käivitada FutuKlassi. Avaekraanil tervitab meid kaks valikut. Esimene valik käivitab FutuKlassi tavapäraselt, ehk siis kasutaja saab vabalt valida, mis õppemoodulit ta mängib. Sest alumise nupuga saame liituda selle klassiga, mille me just enne üles seadsime. Alustamiseks tulebki klõpsata liitu klassiga nuppu. Juhin tähelepanu, et klassifunktsiooni toimimiseks peab veerseade olema ühendatud internetiga. Ühenduse puudumisel muutub klassiga liitumise nupp halliks ning sellele ei saa vajutada. Internetiühenduse olekut näitab ka väike tulukene all vasakus nurgas. Kui tuli on roheline, on seade võrguga ühendatud, kui punane, siis ühendus puudub. Niisiis, nüüd kus oleme kõik tähtsa üle rääkinud, hakkame otsast pihta ja vajutame liitu klassiga nuppu. Näeme, et meil on siin kaks aktiivset klassi. Selliseid olukordi võib ette tulla näiteks siis, kui mitu õpetajat viivad samaaegselt läbi virtuaalreaalsustunde või keegi on unustanud klassi peale läbiviimist sulgeda. Et õpilased õige klassi kergesti üles leiaks, ongi hästi oluline anda oma klassidele alati tähendusrikas nimi. Video alguses panime selle klassi nimeks testklass. Seega valime selle klassi. Samuti peab iga õpilane panema endale nime, enne kui ta klassiga liitub. Minu nimi on Karl, seega kirjutan siia Karl ja seejärel vajutame testklassi käima. Avanenud aknas antakse ülevaade, mida klass endast kujutab, kes on õpetaja ning kui kaua tund orienteeruvalt kestab. Enne klassi läbiviimist soovitame kindlasti ka läbi lugeda teema tunnikava, et oleksite kursis kõigega, mis toimuma hakkab ning saaksite õpilasi vajadusel aidata. Ega muud midagi, hakkame otsast pihta ja vajutame liitu klassiga. Nüüd, kui vaatame tagasi arvutiekraanile, siis esmapilgul ei tundu olevat midagi muutunud. Juhul, kui te ei näe liitunud õpilasi aktiivsete läbimängimiste nimekirjas, värskendage lehte, vajutades veebibrauseri värskenda nuppu või klaviatuuril F5. Seejärel peaks tekkima aktiivsete läbimängimiste alla hetkel klassis olevate õpilaste nimekiri. Näeme, et meil on siin õpilane Karl. Ta kasutab seade 4 ning näeme, kui kaugel ta hetkel tunnis jõudnud on. Praegu tegeleb ta küünla eksperimendiga. Osades õppemoodulites esinevad ka valikvastustega testid, millele õpilane vastama peab. Vastan sellele küsimusele siin testis valesti.
Vaatame, kuidas see vastus kajastub õpetaja portaalis. Kui klõpsame õpilase tulemuse lahti, näeme, et õpilane on vastanud esimesele küsimusele. Näeme ka, et vastus oli vale ning ühtlasi näidatakse, mis oleks olnud õige vastus. Kui õpilane on lõpetanud õppemooduli mängimise, siis viiakse õpilane tagasi FutuClassi rakenduse avaekraanile. Virtuaalreaalsuses rohkem tagasisidet õpilasele ei anta. Seest õpetaja portaalis näeme, kuidas õpilasel mooduli läbimine läks. Kui te ei näe kõiki tulemusi õigesti, värskendage lehte. Nüüd näeme, et õpilane Karl on õppemooduli lõpetanud ning ühtlasi näidatakse, kui kaua tal selle läbimiseks läks. Samuti näeme, kui palju punkte ta testides sai. Saame õpilase tulemused lahti klõpsata, et näha, mis läks õigesti ja mis valesti. Kui tund on läbi ja kõik õpilased on lõpetanud, saame klassi sulgeda. Selleks klõpsame üleval paremal olevat Hinda klassi nuppu. Siin saame anda tagasisidet numbrilisel skaalal ning soovi korral ka kirjutada, mis oli tunni juures hästi ning mis oleks võinud paremini olla. Kirjutame siia näiteks, et kõik oli väga hästi. Ja vajutame sulge. Nüüd olemegi läbi vaadanud kõik, mida läheb vaja klassifunktsiooni edukaks kasutamiseks. Täname vaatamast ja kui teil on veel küsimusi selle teema kohta, siis julgelt kirjutage meile info@futuclass.com või vestelge meiega, kasutades õpetajate portaali vestlusfunktsiooni veebilehe all paremas nurgas. Kui teil on huvi mõne teise teema kohta, siis kindlasti külastage meie õpetajate portaali kasuliku info sektsiooni. Mina tänan ja järgmise korrani!